Hakimi kavalus. Jalgpalli MM-i 15. mängupäev. Miks ei saanud Ashraf Hakimi eksnaine pärast lahutust tema varanduses peaaegu midagi? Nad sõlmisid abielu varalepingu. Hakimi oli kogu vara ema nimele kirjutanud. Hakimil polnud ametlikku vara. Hakimi oli kogu vara ema nimele kirjutanud. 2023. aastal tekitas Hakimi lahutus palju kõneainet, kui selgus, et suur osa tema varast ja sissetulekust oli ametlikult tema ema nimele registreeritud. Hakimi kavalus on inspireerinud paljusid kuulsaid ja edukaid mehi sama nippi kasutama. Millise hobiga tegeledes vigastas Manuel Neuer end nii raskelt, et tema karjäär sattus ohtu? Mägironimine, mäesuusatamine, mootorrattasport. Mäesuusatamine. Vahetult pärast 2022. aasta maailmameistrivõistlusi murdis Manuel Neuer suusareisil jala. Vigastus oli sedavõrd raske, et ta jäi peaaegu aastaks väljakutelt eemale. Paljud eksperdid kahtlesid, kas üks maailma parimaid väravavahte suudab enam kunagi tipptasemel mängija. Kuid Neuer tegi lõpuks eduka tagasituleku. Miks pidi Vinicius Junior 2023. aastal Hispaanias pisaraid tagasi hoidma? Raske vigastuse tõttu, fännide rassistlike solvangute tõttu, treeneri kriitika tõttu. Fännide rassistlike solvangute tõttu. Ühel pressikonverentsil murdus ta emotsionaalselt ning rääkis, kui raske on pidevalt selliste solvangutega toime tulla. Juhtum tekitas üle maailma suure arutelu jalgpallis esineva rassismi üle. Mitu õiget sina täna said?